Tere, armas kogudus! Alustame oma jumalateenistusega Jeesuse nimel ja saame ülistada oma taevast Isa ja olla koos ühel meelel. Et täna on jälle imeline pühapäev, kus meil on võimalus olnud tulla kokku. Ja täna on 31. detsember, aasta lõpp. Ja sel aastal on väga huvitavalt olnud, et jõulud olid eelmisel nädalavahetusel, pühapäeval oli jõululaupäev ja nüüd me oleme jälle koos tähistamas aasta viimast päeva. Ja me oleme igaüks erilisel viisil läinud sellest aastast läbi ja 2023 aasta alguses kindlasti meil oli kõigil palju erinevaid väljakutseid planeeritud ja lootusi ja oli selline uus ootus, et mis on tulemas ja kõik need mõtted ja unistused, et paljud nendest on läinud täide, aga on ka neid kindlasti igalühel, mis nii hästi ei ole läinud, kui oleks tahtnud ja kindlasti on palju raskusi olnud meil ka. Ja täna on nüüd eriline jumalateenistus ka selle poolest, et me kuuleme koguduse liikmete tunnistusi sellest, kuidas nende aasta on läinud, aga kuuleme ka sellest, kuidas Jumal on nende elus tegutsenud. Ja ma usun, et see saab olema väga põnev ja meid kõiki kinnitav ja julgustav. Aga kogu detsembri vältel me oleme rääkinud advendi ajast ja sellisest ootuse ajast. Ja 24. detsembril me tähistasime Jeesuslapse sünnipäeva. Aga nüüd me võime mõelda sellele, et sõna on saanud lihaks ja Jeesus elab maa peal, ta on tunnistuseks kõigile ja ta on tulnud kõigi meie jaoks. Ja ma tahan lugeda Jumala sõna Johannese evangeeliumi 1. peatükist 1-14 salm. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes. See pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jumala sõna läbi tekkis maailma valgus ja tema sõna läbi on loodud taevad. Ja kogu seda universumit hoiab koos ka Jumala sõnavägi. Ja Jumal lõi maa ja kõik, kes siin maa peal elavad, kõik loomad, kõik olendid ja ta lõi inimese oma näo järgi. Ja ta ei teinud ühtegi osa maailmast oma kätega, vaid ta rääkis selle kõik ellu, ta ütles oma sõna ja kõik sai olema. Ja Jumal ütleb ja uus sünnib
ja ta annab oma sõna teada prohvetitele ja prohvetid ei saa seda endale hoida, vaid nad lähevad ja jagavad seda. Nad tunnevad vajadust Jumala sõnaga minna ja seda edasi anda. Evangeeliumis on kirjutatud sõnast, kes oli Jumala juures ja oli Jumal. Jeesus sündis sellesse maailma, aga ta ei olnud sellest maailmast. Ja Johannes oma esimese kirja alguses ütleb ka, et me kuulutame elu sõnast ja elu, suure tähega elu on saanud avalikuks. Ja see elu, mis on inimestele saanud avalikuks, ja see elu on midagi enamat kui lihtsalt füüsiline elu. See elu ongi valgus, mis pimeduses paistab. Ja Jeesus on öelnud enda kohta, et ta on elu leib ja kes sellest toitub, see ei nälgi enam iialgi. Ja ta on tõde, ta on tee Jumala juurde ja ta on meie hea karjane, kes toetab meid kõiges. Jeesuse tuleku aeg oli ette määratud. Kõik oli valmistatud Jumala poolt. Ta tuli abituna ja elas lihtsate inimeste keskel. Aga see, mida ta suutis teha oma teenimise ajal, tervendada ja õpetada, äratas surnuid üles, ajas välja kurja vaime. Selles kõiges oli nii palju Jumala armastust ja halastust ja kaastunnet. Ja lõpuks ta laskus selleni, et ta läks ristile meie eest. Meil oleks elu. Mida see sõnum täna meile tähendab? Kas me saame igaüks oma südames sellele mõelda, vaadata oma sisse? Kuidas me vaatame sellele täna? Mis see meile tähendab? Kas me saame öelda, et see tähendab meile kõike? Kas meie elu on nii palju muutunud usus, et me võime öelda, et ilma Jeesuseta ei ole mitte midagi? Ja see elusõna, kas ta on meil nii lähedal meie suus, meie südames, et see on meie muutnud meie elu nii, et see on näha ka välja poole, meie tegudesse, meie sõnadesse. See on huvitav, me saame sellele mõelda igaüks ja ma usun, et igal ühel on omad vastused, omad mõtted. Mind väga kõnetab Jeesuse ülempreesterlikust palvest, see osa, kus Jeesus palvetas jüngrite eest, aga ta palvetas ka, mina tunnen isiklikult, ta palvetas ka minu eest ja tegelikult igaühe meie eest. Ja see on Johannese 17, 20-23. Aga ma ei palu üksnes nende eest, see tähendab jüngrite eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad uskuma minusse, et maailm usuks, et kõik oleks üks, nii nagu sina, isa minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, milles oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Need, kes sõna läbi hakkavad minusse uskuma, ütleb Jeesus. Nii et Jeesus on minus, mina olen Jeesuses, tema ütleb, mina ja isa oleme üks. Nii et me saame olla isaga üks tänu sellele, et sõna on saanud lihaks. Ta on elanud, ta on surnud, ta on ristile läinud ja üles tõusnud. Ja ta on tulnud meile ilmutama Jumala armastust. Ja siis me võime julgelt öelda, nii nagu Paulus Galaatia kirjas ütleb, 2. peatükis 20. salm, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.
Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja iseenese loovutanud minu eest. Et meil on võimalus elada ühenduses Jumala elava sõnaga. Sõna sai lihaks ja meie oleme saanud elavaks. Ja tõuseme ja palvetame selle Jumala teenistuse Issanda ette. Armas taevane Isa, tõesti hea on tulla sinu ette ühel meelel, koos, õed ja vennad, sinu lapsed. Ja me võime tänada sind selle eest, kiita ja ülistada, et sina oled oma poja andnud meie eest, et me ei elaks enam nii nagu varem, vaid elaksime täiesti uuel viisil, teistmoodi. Nii, et Issand, sinu au saab ilmsiks meie elus ja Jumal, me anname tänase teenistuse sinu kätte. Kõik need tunnistused, mis tulevad täna esile, Jumal, et need oleks julgustuseks, need oleks kinnituseks meile, et Jumal, sina tegutsed siin maailmas ja sina toimetad meie eludes nii, nagu ei keegi teine suuda seda iialgi teha. Tänu Issand, et see aasta lõpp on sinu käes. Tänu Issand, et me võime vaadata uue lootusega uuele aastale jälle. Issand, õnnista ja hoia meid kõiges. Jeesuse nimel. Amen. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, ent mulle ilmuta. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, et mulle ilmuta. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt envad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paiku seisan ma. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, et mulle ilmuta. Olen siin sind ootamas, kohtu minuga. Olen siin sind otsimas, et mulle ilmuta. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt envad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paiku seisan ma. Ja Issand, olen siin, ootan siin. Ootan sind, teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt envad sa, kiidan sind
ja ylistan. Tulet sä, olles siin mun lähedal. Tule sä, täitä paikku seisan, mä ootan siin. Teet mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tõmbad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paikku seisan, ma ootan sind. Teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tõmbad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paikku seisan ma. Kallis Jeesus, kallis Jeesus, kiidame sind. Ükskord veel, ootan sind. Teed mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt tõmbad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mu lähedal. Tule sa, täida paikku seisan ma. Jahve, iidne sa siiski täna siin valitsed muutmatu põlvest põlve jagad armastust. Ilmuta meile enda au. Las su headus mõõdub meie silme eest just nüüd. Ülistust toome, kummardan sinu ees, isandaks süüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks süüame. Jahve, Jahve, musta sa meile näitad teed, eluteed oled sa. Näita mulle, et oled ustav lõpuni. Ilmuta meile enda au. Las su headus mõõdub meie silme eest just nüüd. Ülistust toome, kummardan sinu ees, isandaks süüame. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks süüame. Ülistust toome, kummardan sinu ees.
kummardan sinu eest, isandaks hüüa me. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks hüüa me. Ja veel ülistust toome, kummardan sinu ees, isandaks hüüa me. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks hüüa me. Jahve, minu Jumal, Jahve, minu Jumal, Jahve, minu Jumal, Jahve. Ülistust toome, ülistust toome, kummardan sinu ees, isandaks hüüa me. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks hüüa me. Ülistust toome, ülistust toome, kummardan sinu ees, isandaks hüüa me. Põlvitan sinu ees, kes loonud terve maailma, isandaks hüüa me. Sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käed, me tõstame sinu nime, sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käed, me tõstame sinu nime, sest sa oled suur, sa teed suuri imesi, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa teed suuri imesi, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käed, me tõstame sinu nime, sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käed, me tõstame sinu nime, sest sa oled suur, sa teed suuri imesi, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa teed suuri imesi,
kallis püha vaim, oled suur. Jumal, meie Jumal. Ja ükskord veel, sest sa oled suur, sa teed suuri imesi. Keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa teed suuri imesi. Keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur. Ja Issand, oled suur, Issand, oled suur. Jeesus, oled suur, meie Jumal, oled suur. Halleluuja. Tundub, et on sees. Nüüd me võtame üles vabatahtliku ohvri Anni ja ma loen Luuka evangeeliumi 12. peatükist 22., 23. ja 31. salmi. Aga Jeesus ütles jüngritele, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Aamen. Ma usun, et Jeesus tahab öelda, vähemalt üks asi, mis ta tahab öelda sellega, et järjekord ja suhtumine on oluline. Aamen. Issand, me täname, et me võime käia sinu õnnistustes, Issand, ja loota sinu peale, Issand. Ja paluda õnnistust kõigele, Issand, mida sa oled meile andnud ja sellele, mida me anname. Ja me palume tarkust ja usaldust sinu. Aamen. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, siis ma loen ette teated. Järgmine aasta algab siis jälle nii nagu tavaliselt nädal koguduses. Teisipäeval on osadusgrupp G4 kell 7 õhtul. Kolmapäeval on palvehommik ja palvehommikule saab tulla kella 10 juba. Ja neljapäeva õhtul on palveõhtu, kus olete samamoodi kõik oodatud ja palveõhtu algab kell 7. Reedeti on noorteõhtu ja see algab kell 19.00. Ja pühapäeval kell 10 võib tulla ka palvehommikule ülemisse tuppa või siis tulla ka kohvi jooma juba kella 10. Ja kell 11 on Jumala teenistus ja meile jutlustab järgmine nädal meie pastor Simon Graaf. Ja nüüd veel, millest võiks rääkida, 7–14 jaanuar on Allianz palvenädal. Ja selle aasta palvenädala teemaks on edasi suure missiooni käsuga. Ja teenistused toimuvad erinevates kogudustes ja igal õhtul algusega kell 19.00. Ja ma usun, et täpsem info tuleb veel ehk järgmise nädala jooksul. Ja infolehed on saadaval jaanuarikuu omad. Ja nüüd me võime minna oma teenistusega edasi ja nagu ma juba ütlesin, siis me kuuleme täna tunnistusi mitmetelt inimestelt ja see on väga põnev.
Ja ma esimesena kutsuksin siia Erik Roberti, kes jagab meile. Tere ka minu poolt. Ma mõtlesin, et ma siis jagan niimoodi, annan niisuguse ülevaate siis sellest evangeelsest tööst, mis me oleme siis esmaspäeviti teinud. Et umbes 5 kuud tagasi me hakkasime käima iga nädal tänavatel evangeeliumit kuulutamas siinsamas Kuressaares. Ja selle 5 kuu jooksul on päästetud saanud 14 inimest. Tänu Jumalale. Ja ma usun, et paljud me oleme kuulnud või lugenud ajalehest sellest noorte probleemist, mis meie linnas siis on. Et on mingid noored, kes käivad kuskil koos, teevad mingit narkootikume ja joovad õlu ja igasuguseid selliseid kuritegelikke asju. Ja meil oli ka südames, et ja me palvetasime Jumala poole, et me jõuaks nendeni, et ta avaks nagu selle ukse, et minna ja kuulutada nendele noortele. Ja tänu siis igaühe ustavusele Jumal on avanud selle ukse meile. Ja nüüd kes tunnevad Tanelit ja Katrinit, siis neil on oma, nad elavad on ju linnas ja neil on enda aias on niisugune väike aiamajake, kus me oleme siis iga esmaspäev kohtunud ja käinud ja oleme ka neid noori sinna kutsunud. Ja alguses me muidugi käisime tänavatel lihtsalt ja jagasime evangeeliumit ja alguses väga midagi ei näinud, aga nüüd oleme ka hakanud vaikselt nägema mingid imesid ja mõned inimesed on terveks saanud ja nende noorte puhul ka, et kõik see, mida Jumal nagu teeb, see on, ainult Jumal saaks seda teha, sest ma mäletan, et oli üks tüdruk, kes ütles, et iga kord, kui ta käib meil seal aiamajas, ta tunneb ennast koduselt. Ja inimlikult me ei saaks seda teha, sest ainult Jumal saab seda teha, sest meil ei ole neile midagi anda, kui ainult Jumalat. Ja üks teine tüdruk, kes ka seal käib päris tihti, ma mäletan, ta ütles ühe korra, ta oli oma sõpradega seal ja siis hakkasid ära minema ja siis teised kutsusid teda, et davai, lähme nüüd ära ja siis ta ei tahtnud nagu ära minna ja siis ta hiljem oli Katrinile ütlenud, et ta ei taha nagu ära minna sealt. Ja seda on näha ka, et midagi nagu tõmbab neid. Iga esmaspäev, kui me lähme, siis neil on ka nüüd veel eraldi grupp ja me saame ka nendega suhelda ja nad ka nüüd iga esmaspäev küsisid, et kas täna on ka, et kas täna saab ka tulla aiamajja, et see on tõeline ime, sest ma usun, et nad kogevad midagi, nad kogevad niisugust Jumala armastust ja ligiolu, ma usun, sest kui vaadata, mis siin Kuressaares toimub, siis ma arvan, et kõik näevad neid niisuguses halvas valguses, näevad kõike seda, mida halba nad teevad ja enda puhul ka, see on ainult tänu Jumalale, et ma näen neid niimoodi teise pilguga, sest Jumal on tõeliselt andnud mulle oma südame ja oma silmad, et nende noorte vastu, sest muidu mul võib-olla poleks niisugust kannatust või niisugust pikameelsust, et käia seal ja ajada nendega juttu ja mis minu jaoks on ka väga põnev, meil on isegi
mõnel korral on isegi teemonid manifesteerunud seal. Ja see on nii hea tunnistus sellest, et Jumal on seal, Jumala vaim on seal, sest kui Jumal ilmub kohale, siis kõik teised vaimud peavad välja minema. Ja see on lihtsalt nii imeline. Ja me hiljuti siis teisipäeval me korraldasime neile ka jõulupeo ja see oli ka vägev kogemus ja seal 3 inimest said päästetud ja saime nendega palvetada ja nii et Jumal on midagi Kuressaares tegemas ja see on kõik. Aitäh, Erik Robert. See oli tõesti imeline tunnistus ja nii rõõm on näha, et sa oled nii ustav Jumala teener. Aga ma palun nüüd järgmisena Kaire. Tere! Kui Andre mulle novembris ütles, et tahad sa tunnistada? Ei taha. Aga siis ma mõtlesin, et okei, et ma räägin 2 juhtumist kiirelt, kui ma jõuan. Et üks on lapsepõlvest. Ma mäletan oma lapsepõlve väga varasest ja kratt nagu ma olin. Meil olid raudvoodid ja mulle meeldis oma pead proovida sealt läbi pista ja üks päev see õnnestus ka. Aga tagasi enam ei tulnud kõik. Aga ma ei julgenud abi kutsuda, sest kogu aeg vana ütles, et ära topi, ära tee, ära pane. Ja siis ma olin seal kinni, vanamal oli sõbranna ka. Ma olin hästi vaikselt, aga selle aja sees ma leidsin sealt padja alt. Leidsin ühe raamatu, sellise vana ja kus olid need V-tähed, olid 2 V-d ja sellised vana kirjaga. Ja siis keerasin lehti ja siis ma nägin ühte pilti, kus oli rist, seal peal oli üks mees, kangesti siukse õnnetu näoga ja all olid kõik selliste ja siis ma vaatasin seda ja see nagu kuidagi ma ei oska seda tunnet seletada, aga siis kui vanaema tuli mind otsima, muidugi kõigepealt ma sain peapesu ja siis ma küsisin, et mis pilt see on, aga vanainimene oli ärritunud, ütles, see on meie lunastaja, kes suri meie eest ja ära rohkem seda puutu ja pani selle ära, aga see sama pilt ja see sõnum, et see on meie lunastaja, see jäi mind saatma tegelikult ka siis, kui ma maailmas olles usku pilkasin ja alavääristasin, jah. Aga teine juhtum on see, et Upale, kui meil laps käis Upal koolis, siis ma oma väikese valge autoga, mis eriti väga korras ei olnud, vedasin teda edastagasi ja üks päev hakkan linna poole keerama ja vaatan, et mitte kuskilt autot ei tule. Ja läksin sõitu ja äkki seal, kus keerama hakatakse, suri auto välja. Ja must läks mööda selline kiiruga mingi auto. Tänu Jumal, ma seisin tükk aega seal ja tänasin Jumalat selle eest, et ta hoidis ära kõige hullema. Amen. Aitäh, Kaire. Ja nüüd ma paluksin järgmisena Aivari. Palun. Jumala rahu. Mul on 2 sellist tunnistust, üks lühem, teine natuke pikem. Et esimene, see aasta on väga selline keeruline olnud, aga samas hästi palju väljakutseid on olnud. Ja kui me kuulsime tänavatel käimises, siis mina ei käi seal tänavatel ja
ja üldse nagu ma olen kogu aeg nagu maailma keskel, et kogu aeg. Ja küll tööd peab tegema siin ja seal, ikka maailma inimesed ja ilma inimesed, aga ma näen seda, et inimesed otsivad ja janunevad ja küsivad ise ja olin tüdruku klassiõhtu öövalves ja seal oli siis 4 inimest. Mina pidin alguses üksinda olema klassijuhatajaga nagu valvama neid, aga siis, kui nad nägid, et üks vanematest jääb, siis tuli ka üks ema veel valves ja siis tuli üks isa veel ja siis öösel hakkab siis meesterahvas küsima, et kuule, ma ei tea, mida sa usud või keda sa usud, siis ta hakkas oma usust rääkima. Ise nagu alustavad. Ja siis ma sain rääkida Jumalast ja kuidas tegelikult asi on, kes on boss ja kes on firmajuht tegelikult, kes on kogu selle süsteemi loonud. Ja veel üks tunnistus, et mul on nüüd üle aasta, ma olen käinud trennis, et ma tegin ka sellise, ma igatsesin kogu aeg, et kui ma saan 50, ma võiksin hakata ennast liigutama, et jooksmas ma olen juba 6-7 aastat käinud, et ja siis ma saingi kokku inimesed, kes kutsus trenni ja olin seal ja siis kickboks ma valisin siis kõige karmim asja, mis üldse olemas on siin Saaremaa. Aga tuleb välja, et MMA on ka veel olemas, nagu, seda küll siin ei õpetata, aga ja siis üks kutt, nagu, kes Soomes nagu elab pidevalt ja tema on siis MMA-d teinud juba aastaid ja aastaid. Ja küll ta seal pilkas Jumalat ja siis seal trennis on ka huvitav, et olime saunalaval ja treener ütleb äkki, et kuule, et Jumalamees, et sa tead, et õndsam on andu kui saada. Mõtlesin, et jaa, sellepärast ma siia tulingi. Mõtlesin, et te teate, Jumala sõna, see on vägev. Või ma olen teie kirikus käinud ja sellised jutud. Aga nüüd ma kuulsin, et see MMA-kas, kes tahtis kangesti mind seal klobida, nagu, vaata MMA, ma räägin ära, et see on siis selline võitluskunst, kus sa võid ka nagu lähikontakti minna ja sa võid ka maadlust kasutada ja sa võid ka mitu korda jalaga siis näkku lüüa. Mitu korda. Mina võin ainult 1 korra. Et see on päris karm ja mina ei ole maadlust õppinud ja siis see MMA on nagu mixing nendest segu kõik ja mida võib ja siis see kutt, ma kuulsin, et see kutt on tulnud teie gruppi, kes te esmaspäeval käite väljas ja mul on seal trennis nüüd hoopis lihtsam. Nii et väga huvitav, et kõik on kuidagi omavahel seotud ja muideks mingi aeg üks treener ütles ka, et kuulge, tulge paganad, anname selle Kristusele peksa. Ma ütlesin, tulge saatanad. Trenni ajal niiviisi. Täitsa huvitav, nad ise nagu räägivad hästi valjusti ja vabalt kuidagi niiviisi, et anname Kristusele peksa ja niiviisi. Viimane kord sain treenerilt kõva paugu vastu vina, ma mõtlesin, et ma vist ei saa enam, et mõlemad lambid lähevad kinna, aga ei läinud, kõik on korras nagu. See on lihtsalt selline asi. Nii, aga teine tunnistus ma tahan rääkida. On väga huvitav, et usun, teil on kõigil kogemus, et kui te midagi ära kaotate, et siis te ütlete Jumalale, et Jumal näita, et ava mu silmad, et kus see asi on, kas võtmed on kadunud või rahakott või mobiil, ja ma olen kuulnud, kuidas üks inimene tunnistas, kui ta võtmed ära kaotas, siis ta nagu kuidagi Jumal andis nagu sellise mängu, et vaata soojem, külmem, soojem, veel soojem, kõrvetab, aga mitte midagi ei olnud. Siis ta ise kujutas ette, kuidas võtmed krõbisevad siin, kindlasti kohe krõbised, mõtle hakkasidki kolisema ja olidki seal, et kui see Jumala juhtimises nagu niiviisi. Ja nüüd selle aasta lõpus siis meil on autod ka, vanad autod, mis vajavad kogu remonti ja poja ostis ka endale esimese auto, kõva kooliraha, ICM on kõva kooliraha poja autosse maksnud nagu. Et remont on sama palju läinud maksma, kui see auto maksma läks nagu. Ja viimati viisin jälle poja auto siis siia teenindusse ja ei saa ülevaatused läbi, kuna ikkagi mingi väike tagatuli on nagu katki, ehk siis nagu see on kõik nii ära roostetanud, et seda üldse vahetada, tuleb kogu süsteem ära vahetada. Küll me siis otsime, jätsime selle auto siis siia Varma ette nagu ja ma käisin sellega natukene aega, sõitsin tööl ka, kuna meil olid kõik autod rivist väljas, siis ma ilma ülevaatuseta siin põiklesin linna vahel, nii kui politsei vastu tuli, keerisin sinna tänna, aga sain oma tööd tehtud ja ikka tead, tohutu hirm on niiviisi, siis nad passisid kuskil seal lähedal, kus ma tööl käisin, passivad seal, siis ma tegin suure tiiru linnale peale, läksin teiselt poolt tööle, ikka sain tööle, tead. Ja muidugi nad näevad, et mu auto seisab seal ja tahavad liikumise pealt kätte saada, aga ei saanud. Ja panin auto uuesti sinna ära, sain oma autoga ülevaatused läbi, sõidan ja ühel hetkel tuleb poja koju ja niiviisi või et auto tal üle anda, et ta saaks edasi remontida seda. Ja ma alati panen võtmed kas jope taskusse või siis meil on toas selline võtmete kapp, et sinna. Ei ole võtmed, ei ole seal. Mis jope mul oli, see jope, need püksid, kõik. Siis ma tegin oma auto tühjaks, otsisin kõik auto läbi, ei ole. Siis ma läksin poja autosse, kõik lahti, kõik klapid lahti, kõik otsisin läbi, võtit ei ole.
Viimati see võti läks väga kalliks maksma, sest see on selline võti, mis peab kuidagi suhtlema autoga ja ta ei pannud enam autot käima, siis Tallinnast meie sõber Siim Vaher tellis uue võtme ja me saime jälle uue võtme ja kõik toimib ja mõtles see, siis uus võti kadus jälle ära. Ja kõik. Ja ma olen kõik asjad üles leidnud niiviisi, et ma ei ole ütelnud, Jumal, palun näita, vaid kuidagi Jumal on ütelnud, et täna mind või niiviisi, et ma ütlen, et aitäh, issand, aitäh, kallis püha vaim, sa tead, kus see asi on, aitäh sulle, sina näitad mulle, aitäh sulle ja kohe satud selle otsa, on. Ja mõtlen, et võtmed on juba 6 aega kadunud ja kuidagi nagu mõtlen, et need on nii suured asjad, et need peaksid nagu ise välja tulema, on suur kimp, seal on teisi võtmed ka küljes, et see ei ole lihtsalt niisama nagu. Ja sattusin siis poja auto juurde, ma olin auto 2 korda, poja auto kõik läbi otsinud, kõik klapid uuesti lahti, uuesti kõik need kindelaekad, kõik ja matid üles ja tagant ja kõik, no ei ole mitte kuskil, no ei ole. Ja siis sattusin poja auto juurde üks päev enda autot remontima. Seisin tema auto kõrval, siin samas, võtsin tagant tuled lahti ja võtsin pirnid välja ja ise kogu aeg mõtlen, et 6 aega on juba võtmed kadunud ja me peame uued tellima Tallinnast ja jälle Siimule helistame, Siim, kuule, et sul on need tutvused ja äkki saad jälle uued võtmed ja et see on jube hind, see maksis mingi 300 eurot viimatena. Aga mitte ainult võtmed, vaid seal oli veel midagi jama, aga ma ei tea, mis need võtmed seal maksid. Ja sõidan siis pirne tooma, lähen tagasi poja auto juurde ja mõtlen, ma olen kogu aeg kõik asjad leidnud, ma olen ütelnud, Jumal, ma tänan sind. Ma olen ju kogu aeg niiviisi leidnud ja siis panen selle autole pirne ja vaatan poja autot ja vaatan ja ma olen selle 2 korda läbi otsinud. Ja siis ma hakkasin ütlema, Jumal, kallis püha vaim, kallis püha vaim, ma tänan sind, kallis püha vaim, sina tead, kus need võtmed on, sina näitad mulle, sa annad need mulle kätte, ma tänan sind, sa oled super, sa oled nii super. Ja mõtle, et tekib selline täpselt samamoodi nagu soojem tunne, et mine istu auto nagu istme peale nagu niiviisi. Istun poja autosse, külm ta on ja lumine kõik lumega koos, istun seal ja ma tänan sind ja võtan selle sama käepideme, tõstan üles, alt on tühi kõik. Ei ole võtmed, ise mõtlen, et võtmed kohe manifesteeruvad sinna kuidagi. Kallis püha vaim, ma tänan sind, tõstan luugi üles, ma tänan sind. Ja tead, ei saa sealt minema. Tõstan luuki niiviisi. Iga kord vaatan, see on ju tühi. Nad ei teki sinna väga. Ja niiviisi, ma tänan sind, ma tänan sind. Siis kuulen, jälle midagi logiseb. Jälle käepidevale mingi kruvi lahti. No kõik asjad lagunevad. Pidime seda tõstma mitu korda. See ei ole kruvi login, see on suurem kolin nagu. Nagu võtmekolin, see ei ole võimalik. Tõstan niiviisi. Siis hakkasin vaatama, käepide. Otsas oli mingi väike nupp, klõps, käepide läks pooleks ja võtmed olid sees. Ma olin kunagi tõstnud nagu klapi üles, teadmata, et see käepide üldse käib pooleks, pannud võtmed sinna ja kinni. Ja nüüd, kui ma käisin vaatamas, tõstsin üles, see on nagu mustkunstniku karpet nagu 2 kaanega. See alune on kogu aeg tühi olnud. Ja et ma sellega mängisin ja tänasin püha vaimu, kõik tänasin ja kuulen jälle mingi kruvi lahti. No tere hommikust. No selle peale annab tulla. Seda ei saa välja ka mõelda väga. Need olid võtmed, mis kolisid seal. Et selline, minu jaoks oli nagu väga, ja siis ma kirjutasin muidugi pojale, et teadsin, mis juhtus. Ma tänasin püha vaimu, kõik räägi nii nagu teile. Ta oli ise Tallinnas, istun sinu autosse, tõstan, mõtlen jälle üks kruvi lahti ja siis hakkan vaatama, see käib omakorda ju pooleks. Ja nii edasi, siis kirjutasin järgmise inimesele, tead sa, mis juhtus ja niiviisi. Minu arust see on ka selline väga hea tunnistus. Amen. Aitäh, Aivar. Ja nüüd järgmisena ma palun siia ette Veljo. Eks need protsessid ole ikka niimoodi, et kui sind palutakse tunnistada, siis hakkab üks dialoog. Ja siis Jeesus ütleb, et räägi sellest. Ja siis sa mõtled niimoodi, et see asi juhtus paar kuud tagasi. Ja siin detsembris mul omal oli tervisega väga probleeme. Üks oli väga suur prohmakas ja teisest ma ei saanud aru, et see sinna otsa tuli. See oli väike sellega. Ja siis ma vaidlen, et ma ise tunnen juba, et ma olen stabiilne ja kuidagi väga adekvaatne juba, et aga kuidas teised sellest sõnumist aru saavad või sellest tunnistusest, mida ma pean rääkima.
ja see oli niimoodi, et paar kuud tagasi mind paluti, ma ütlen nüüd ühe lause enne, võtke seda positiivselt. Tema pühib ära iga pisara nende silmist. Ja siis kolmas argument mul oli, et ma ei saa, ma olen nii emotsionaalne inimene. See on mul alati kaasas kogu aeg. Ja mind paluti siis nagu mitte esindama, vaid lihtsalt kuidas on lihtsam täna, minema ühe inimese ärasaatmisele. Ja mul olid oma arusaamised, mis toimub, kõik oli nii võimalikult kui inimlikult võimalik hästi tehtud, kui niimoodi öelda saab selliste asjade kohta. Ja siis ma mõtlen ja olen oma plaanide sees ja mõtlen, mis nüüd saama hakkab ja nagu ikka siuke rusutud meeleolu. Ja siis, kui see tuleb päris ärasaatmise hetk, siis ühtäkki, ma ei oska nüüd öelda, mõnes kohas on aeg suhteline, mõnes kohas ei ole. Siis ma nägin sellist asja, et see inimene oli paadis ja vesi oli rahulik, ometigi see paat läks silma piiri taha. Ja siis Jumal ütles, et ära palju nuta. Ja ma räägin, et kuidas Jumal lahutab selle jutluse, vabandust. Mul on sellest kuskilt see sõna meelde jäänud. Et see räägib sellest, kuidas Jumal lohutab. Et tema on oma osa teinud, palju sellest on vastu võetud, see on teine asi, aga tema on oma ülesande täitnud. Sest tal, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad elava vee allikale ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Tema pühib ära iga pisara, iga. Ta ei räägi, et neid ei ole. Aga ta ütleb iga pisara. Ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Nii et hinnake üksteist ja üksteise andega vahest. Ja on igal asjal on oma aeg. Ja mõned asjad ma tunnen, mu elus hakkab ka mööda saama. See ei ole veel, ma ei tunneta neid ajaliselt veel. Aga hinnake, julgustage üksteist. Ja ärge niiga palju nõtke. Aamen. Aitäh, Vilja. Ja järgmisena ma kutsuksin siia ette tunnistama Vaida. Tere ka minu poolt. See on nii huvitav jälgida, et ikka ühed ja samad käivad siin ees tunnistamas. Aga mina tahan lihtsalt anda au Jumalale ja tänada, et minu meelest see on nii suur eesõigus. Kui sa oled Jumala laps, siis me oleme kutsutud tunnistama temast. Ja kui Kaire käib siin ees harva
ja ma saan aru, et võib-olla alguses sul ongi see argus südames nagu, et just nimelt inimeste pärast. Aga ma tahaksin julgustada ja öelda, et kuna mind on sinna vette visatud päris esimesest päevast, kui ma sain päästetud, siis mind visati kohe sinna tunnistuse vette ja ma olen sellest ajast saadik tundnud, et teate, see kannab mind. See on otse kui vee peal kõndimine. Ma ei tea, kuidas te sellest aru saate, aga see on kogu aeg, toob järjest ja järjest minu ellu julgust, väge, rahu, usku, kinnitust sellest, kes on Jumal minu elus, mida ta teeb minu lähedaste elus. Ja ma julgustan, tunnistage temast, sest teate, see ei ole ainult tunnistus inimeste ees. See on tunnistus selle maailma ees, keda me silmadega ei näe. Ja see on väga suur asi. See hoiab teid. See hoiab teie ümber seda aeda, võib öelda, nii nagu Hiobil oli aed. See ei tähenda seda, et teie elus ei juhtuks mitte midagi ebameeldivat, halba, vaid see otse kui hoiab teid selles kanalis, mis on otse Jumala juurde. Ja see on väga hea asi. Nii et julgege tunnistada, te peaksite täitsa summas siin praegu järjekorras seisma. Aga mina olin selle nagu probleemi ees nii-öelda, et ma ei teadnud, millest ma kõigest rääkida tahan, et ma tean, et ma ei või siin mitu tundi ees seista. Et mis oleks see, millest ma tahaksin kiidelda Jumalast, aga ma loen teile ühe väikese sõna. Jeremiia 9:23, 22 ka. Jumal ütles, ärgu kiidelgu tark oma tarkuses, ärgu kiidelgu vägev oma vägevuses, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind. Ja siin on üks selline mõttetera selle järgi, alles siis, kui sul on suhe Jumalaga, hakkab sinu elu peale. Mina saan küll selle peale öelda aamen. Ma ei tea, kuidas sina, aga minu meelest see on võrratu. Ja sellest on väga palju aastaid juba möödas. Ma ei olnud kaua kristlane siis. Ma arvan, et see oli kuskil kristlaseks ma sain, ütleme, eelmise sajandi 1989. See oli eelmine sajand. Aga ma olin siis olnud, ütleme, võib-olla 4 või 5 aastat kristlane. Ma nii täpselt seda ei mäleta, aga oli üks olukord mu elus ja see ei meeldinud mulle, see oli raske olukord, nii minu perele, ma kasvatasin siis üksi 2 last, ja see oli väga raske olukord majanduslikult. Aga siis järsku Püha Vaim rääkis sellist asja mulle, et need olukorrad, mis mu ellu tulevad, need on otse kui keegi viskaks sulle kinda. Kas te teate, mis tähendab kinda viskamine? Teate? Mõned võib-olla ei tea.
kunagi vist see oli duelli kutse, jah. Et kui keegi kutsus sind duellile ja mis on duell? Duell on see, et sa hakkad võitlema kellegiga millegi pärast. Kui nüüd mina tundsin, et mulle visatakse kinnas, siis ma korraga taipasin, et kes on see kinda viskaja. Ja mis siis nüüd toimuma hakkab? Ja ma sain korraga aru, et see ei ole üldse minu võitlus. Et see on hoopis Jumala võitlus kellegi teisega, kes tahab minule halba. Ja mind otse kui tõmmati, kui lihtsamalt väljendada, siis ma jäin nagu kõrvalt vaatajaks, mis nüüd sündima hakkab. Ja teate, see oli hoopis teine tasand. See oli hoopis midagi muud, kui sina oma jõus või oma tugevuses hakkad midagi esile tooma või oma tarkuses. Mul puudus täielikult tarkus, mul puudus täielikult oskus selles olukorras midagi teha ja korraga ma tunnen, et ahaa, päris põnev on vaadata, kuidas see asi laheneb. No minu jaoks oli see suur üllatus, sellepärast, et ma ei olnud kunagi veel niimoodi mõelnud, et kui sul on mingisugune olukord, raske olukord, kas sa oled kunagi julgenud mõelda nii, et päris põnev oleks näha, kuidas see laheneb. Ega ausalt öeldes see ei tule nii lihtsalt. Aga see tuli. Ja siis ma tundsin, et kui vägevalt Jumal tõstab ja näitab mulle midagi ja selle kõige läbi minu usk hakkas kasvama temasse, minu usaldus suurenes, ma julgesin paluda hoopis teistsuguseid palveid. Ma julgesin teda usaldada palju enam, kas siis, kui ma ei näinud isegi kõige kaugemas tulevikus, et see olukord võiks kuidagi laheneda. Ausalt öeldes inimese mõistus ei suuda isegi toota sellist positiivsust, et okei, nüüd see kõik läheb hästi. Ei, see pole üldse see. Ma arvan, et teist paljud on seda kogenud, aga see oli mulle tohutuks julgustuseks ja pärast seda ma julgesin tunnistada ka just nimelt sellest, et ma ei saa kiidelda sellest, et mul oleks tarkust, ma ei saa kiidelda sellest, et mul oleks rikkust, et kõik saaksid korda, aga läbi selle elu, kus ma olen usaldanud Jumalat, no ma olen ikka terve posu imesi näinud. Eriti siis, kui nagu väliselt ei olnudki need asjad nagu võimalikud. Kui ma olingi lastega üksi, siis ma nägin selliseid imesi, mulle helistati, toodi koju pesumasin, kus ma ei teadnud, kust kaudu see tuleb. Täpselt sama oli külmkapiga, ühesõnaga kodumasinatega varustati meid täielikult. Mul ei olnud seda raha, et osta, sest ma olin ka osaliselt mingi ajaga töötu, aga meil ei olnud nälga, meil ei olnud puudust. Ja ka nüüd, kus minu abikaasa on nüüd pensionil ja temale on sissetulek ainult pension ja minu palk ei ole ka vahel miinimumi nii jõuab, vahel ei jõua. Aga ma ütlen, et me pole kunagi nii hästi elanud kui praegu. Minu meelest meil on kõik olemas. Ja nüüd ma ütlen lõpuks ühe toreda asja, mis Jumal meile tegi. Nimelt meil juhtus septembri lõpus selline asi, et meie auto uppus ära. Paljud teavad seda. Me teeme nalja, et me tahtsime õpetada auto ujuma, aga ta ei õppinud.
mu mees on kalamees ja ta tahtis kalale minna, aga auto vajus vette niimoodi, et ta oli kohe katuseni vees. Ja see tähendab ju seda, et ükski auto siis pärast seda enam ei taha sõita. Ja me olime ilma oma transpordivahendist. Ja siis muidugi oli kurbust, eriti Aivaril. Mina võib-olla võtsin seda natuke kergemalt, sest mina taga ei sõitnud, ma istusin ainult niimoodi kõrvalistmel. Oli tore küll ju, kui sai ikka kaugemale, kui jalgsi nii. Aga me hakkasime paluma ja üks nagu punkt selles palves oli see, et me tänasime ka, nagu Aivar ütles siin, me tänasime uue sõiduki eest ja palusime, et me ei peaks võtma laenu, et seda autot osta. Sest mul pole elu sees midagi õieti laenuga pistmist olnud ja see on kuidagi mul jäänud nagu pähe, et ma ei taha omale midagi soetada, mis on laenu peal. Ja see oli meie palve ja see ei olnud mingi siuke pidev palve, mingi tungiv palve, vaid lihtsalt me ütlesime, et Taevaisa, me väga sooviksime omale uut liiklusvahendit. Ja siis juhtus üks ime. Mu mehele helistas üks tema töökaaslane, noor mees. Ja küsib, et kas me oleme saanud omale uue liiklusvahendi. Aivar muidugi ütles, et ei, meil veel ei ole mitte midagi. Ja siis see noor mees ütleb, et tead, meil on, Aivar vist teadis ka juba, et nendel on kodus mitu autot. Ja üks auto on selline, mis üldse ei ole kasutuses, aga ta on töökorras, aga siis see mees peab teda kogu aeg niimoodi aeg-ajalt käima panema ja sõidutama ja mina ei tea sellest midagi, ma ei tea, miks peab autot sõidutama, aga ju ta siis muidu jätab töötamise järgi ja ütleb Aivarile, et tahad seda endale või? Miks ka mitte, aga et oleneb sellest, kui palju sa selle eest küsid. Ja teate, siis tekkiski selline huvitav moment, et mina ei ole kunagi oma elus suutnud raha säästa, sellepärast, et selle sissetuleku juures, mis mul on, eriti ei ole mida kõrvale panna. Aga üks suur ime oli see, et mul oli terve see aasta algusest peale jäänud raha kogu aeg üle. Ma ei tea, kuidas te sellest aru saate, aga lihtsalt jäi üle. Ma ei pingutanud selleks mitte üks rahas, ma ei pannud seda kuidagi, et nüüd ma mõndasin siia ja nüüd ma ei puuduta seda ja ma korjasin seda niimoodi sularahana. See huvitav. Ma isegi vahest mõtlesin huvitav, mis selle raha eest nüüd siis teha või niimoodi. Ja teda ikka vaikselt niimoodi kogunes, mitte palju. Aga teate, teda kogunes täpselt nii palju, et me saime selle uue auto osta. Väga huvitav. Aga see, ma leian, et see ongi selline väga vaikne ja väga armas selline Jumala töö meie juures. Sest ma ei oska sellele inimlikult mitte mingisugust lahendust ega seletust anda, aga tänu Jumalale meil on nüüd liiklusvahend. Auto liigub, midagi uhket seal ei ole, natuke on roostes ka, aga see pole üldse oluline. Meil on see olemas, mida me vajame. Ja ma tahan teile ka soovida, et uskuge, paluge, tunnistage tema headusest, tema suurusest. Mitte ainult siin koguduse keskel, mitte ainult oma kaaskristlastele, vaid olge julged tunnistama maailmale, millesse te usute. Ja, amen. Aitäh,
Kaida. Nüüd mul on selline üleskutse, et kas keegi siin täna oma südames tunneb, et ta tahaks ka tunnistada veel midagi. Nii, ja Vilmi on tulemas. Palun. Minul oli enne jõulu selline mõte, et ma teeks omale ise jõulukingi. Ja vaatasin neid pilte, Aini pilte siin ühte ja teist. Ja siis rääkisin, Ain oli ukse peal ja rääkisin talle ilusti ära, et ma tahaks seda pilti, kus juurde on kirjutatud laul 91. Ja siis hea küll, ma teen sulle. Ja vaatan ikkagi, et see pildiga läheb nii palju aega kogu aeg, et kuidas see siis nii, ma tahtsin väikest pilti ja kuidas see nii kaua aega läheb. Tema ütleb mulle, ma teen natukese suurema. No ja siis lõpuks tõi ta selle pildi mulle ära siia kolmapäeva hommiku palve hommikule ja mõtlesin, et kuidas see nii suur ikka on siin mahu, mul mitte kusagile. Mul on isegi suures toas, elutoas juba 5 pilti, et kus siis siuke suur pilt veel mahub. Ja tegin pildi lahti ja vaatan, see pole üldse see pilt, mida ma tellisin. Ja pilt oli see pilt. Ja siis ma kohe helistasin, et Ain, kuidas sina valesti nüüd kuulsid? Ma ju ütlesin, et ma tahan seda pilti, kus on juurde kirjutatud laul 91. Et ma olin täitsa nördinud, et kus ma selle pildi siis panen, mul pole nii suurt kohta. Ja jätsin selle pildi siia kirikusse ja ütlesin Ainile, mis sa siis sellega teed. Ja niimoodi see jutt jäi. Ja siis mul on kodus selline koht, sektsiooni sees, kus mul oli televiisor. Aga ma juba märtsikuus oma sünnipäeval, kui mul olid külalised, see oli nii raske ja vana televiisor, et see ei töötanud üldse enam. Ma ütlesin, olge head lapsed, viige see mulle allkeldrisse. Ja see auk jäi tühjaks. Ma panin sinna omale lille ja vaasid, üksteise järel, kohe suur auk, meeter lai, et 3 lillevaasi, ilusad kristallvaasid, kõik lilli täis, kõige ilusamad kunstlille, mis ma otsisin. Ja siis äkki öösel ma kuulen Jumala häält. Võta ära need vaasid sealt. Võta need vaasid ära sealt ja pane sinna televiisori asemele see pilt. Aga see oli suur pilt, 50 korda 55. Et see, ja kujutage ette. Ja siis ma tulin siia ukrainlaste sellele peole ja võtsin selle pildi siit kirikust ära ja viisin koju ja panin selle sinna televiisori kohale. Ja teate, mis? See pilt hakkas mul niimoodi rääkima. Ma istusin selle pildi ees. Ja siin on ju Jeesust näidatud, kuidas ta räägib, need nagu sõnad oleksid ka pildile maalitud. Istusin selle pildi ees ja püha vaim ütles mulle, vaata nüüd seda naist, kujuta ennast selle naise kohal, et sa istud siin ja vaatad ja kuula, mida ma tahan sulle öelda. Ja tõepoolest, ma hakkasin seal palvetama selle pildi ees võõras keeles ja teate, selline hime, et ma sain aru, ma tavaliselt osadusgruppides räägin keeli ja tõlgin. Ja seal samas mulle ütles püha vaim, nagu tõlkis mulle ära selle keele, mis ma seal pildi ees võõras keeles palvetasin. Ja ma olin nii õnnelik, nüüd ma iga päev käin ja istun selle pildi ees
ja palvetan seal ja Jumala vaim täidab mind. Aga siis ma ütlesin Ainile, et ole hea, tee mulle ikka see pilt ka, mis ma tellisin. Ja ta oli nõus. Ja ma ütlesin, et nii suurt ma küll ei taha, et võta 20 × 30, mul selline raam on olemas ja ta oli nõus. Aga siis ma käisin mööda poode ringi ja tahtsin kuldraami saada. Kusagilt pole saada olnud, läksin sinna ühte kauplusse ja siis läksin lõpuks kaubamajasse ja ise palvetasin kogu tee, et issand, sa võid ju teha, et seal on see raam just, mis ma tahan. Ja ma leidsingi, et seal valgete raamide hulgas kusagil all oli kuldraamiga ja see suurus oli 30 × 40. Helistasin kohe Ainile, et mul on raam olemas 30 × 40 ja et prindi mulle see pilt nüüd valmis. Ja tulin siis, see oli siis üks päev enne jõululaupäeva ja siis jõululaupäeva hommikul helistan Ainile, et kas sa jõudsid mul selle pildi ära printida, et mul on selline suurusraam. Ta ütles jah, ja kas sa tuled, ühesõnaga see oli üks päev enne, et kas sa tuled jõululaupäeva õhtul kirikusse, ole hea, võta see pilt kaasa ja paneme koos raami sisse. Ja nüüd, ja siis ma ütlesin Ainile sellised sõnad, sest ma juba teadsin, minu lapselaps käib oma tükk aega oma sõbraga juba ringi ja olen teile ütlenud, kaua te käite, kas te lõpuks abielluma ka hakkate ja kujuta ette. See oli siis jõululaupäeva õhtul, kui koosolek lõppes siin ära ja läksime Ainiga seda pilti sinna raami sisse panema ja mina ütlesin sellised sõnad. See pilt läheb siis nüüd mu lapselapsele, kes hakkab varsti abielluma. Aga ma ei teadnud sellest mitte midagi. Järgmisel päeval, ja siis ma mõtlesin ise, kas ma nüüd Ainile valetasin või ei valetanud. Ja järgmine päev, kui nad tulid kõik kokku mu tütre Liina poole, terve suguvõsa, ja muidugi see tütar ka oma kavaleriga. Ja ma mõtlesin, mis ma nendele nüüd ütlen tervele selle perekonnale. Ja enne kui ma midagi üldse öelda sain, see tütar ütles mulle, tead, vanaema, me kihlusime eila. Kujutage ette. Ja siis ma ütlesin, tänu Jumalale, mina ei valetanudki Ainile, vaid ma ütlesin seda välja prohvetlikult. Ja tõesti, mul on nii hea meel nüüd kõige selle üle, kuidas Jumal on juhtinud. Nii, et Jumala riigis ei ole juhuseid. See ei olnud juhus, et Ain ei saanud aru, millist pilti ma tellin. Ja nüüd on see pilt mulle, teise pildi ma kingin muidugi ära, kui nad abielluvad, aga see pilt jääb mul kogu aeg sinna televiisori asemele ja ma istun seal diivani peal ja räägin Jumalaga ja Jumala vaim räägib minuga. Au Jumalale! Aitäh, Vilmi! Kas on keegi veel, kes tahaks tunnistada? Siis ma ise tunnistaksin. Ja nagu te juba teate, paljud, siis ma olen üsna pikalt ringi käinud 2 karguga ja praegu natuke veel 1 ja natuke lonkan. Ja ma tahaks natukene sellest rääkida. See oli 8. november Tartus. Ma olin hingehoiu koolitusel. Ja
meil oli viimane sessioon ja me pidime minema Tartus kesklinna kohvikusse õhtust sööma, ütleme restorani. Ja enne seda meile tehti väikene selline mäng mööda linna. Me pidime minema nagu orienteerumine ühest punktist teise ja need kursuse kaaslased, kes elasid Tartus, nad tegid meile siis teatud küsimused seal, millele me pidime vastama, need olid Tartu linna kohta. Ja kõige viimane punkt oli siis Ingli sild, kuhu me pidime jõudma ja Ingli silla peal ootas meid siis üks tüdruk, kellel oli meile ülesanne. Ja ülesanne oli see, kui me silla peale olime jõudnud, et kuidas te näete või kas te teate, kuidas Ingli sild on seotud hingehoiuga. No, me ei olnud Tartust pärit keegi, me ei teadnud mitte midagi. Käisime seal mööda silda edasi-tagasi, nuputasime, arutasime. See, kes ülesande andis, ütles, vaadake laiemat pilti, vaadake raamidest välja, mõelge teises perspektiivis. No, ikka mitte midagi. Siis me ei lahendanud ülesannet ära ja tulime silla pealt alla. Ja nii kui me hakkasime alla tulema, siis see, kes ülesande andis, ütles, voh, nüüd te olete õigel teel. Ja tuli välja, et me peame minema sillalt alla ja vaatama teisest küljest alt ülesse. Ja seal oli ladinakeelne kiri, mille ma panin omale kirja. Otium reficit vires. Me pidime siis guugeldama, keegi ei teadnud, mis see tähendab. Ja selle tähendus on jõude aeg taastab jõu. See tähendab puhkus taastab jõu. Ja siis me astusime veel sealt Toomemäelt läheb see alla, astusin paarkümmend sammu ja käis väike nõks ja mu jalaluu murdus. Ja siis selline pikk protsess, kuidas siis sealt restorani ma muidugi ei läinud, ma sain veel natuke astuda takso peale, EMO-sse, siis jalg pandi kipsi, mul ei olnud karke, mind aidati ühikasse, siis ma olin veel 2 päeva koolitusel, kõik selline pikk kadalipp ja veel bussiga koju, autobussijaamast ära organiseerida kõik. Ühesõnaga selline abitu tunne. Ja huvitav oli see, et EMO arst ütles mulle, noh, nüüd te saate selle puhkuse, mida me kõik igatseme. See oli tol hetkel muidugi selline väga humoorikas ja ma sain seda oma kursusekaaslastele jagada. Ja nad küsisid mitmeid kordi, kas sa oled üle töötanud. Et ma sain selle puhkuse. Praegu mul on muidugi suur küsimärk, kes sellist puhkust tahaks. Ma ei saa siiamaani aru, kes sellist puhkust tahaks. Aga mis oli üks huvitav asi, järgmisel päeval, kui ma pikutasin seal ühikas, ma vaatasin ühte videot, mis oli üles pandud minu kursusekaaslase poolt ja ta oli filminud meid. Ja filmi peal ma lähen Ingli silla poole ja ma lähen trepist üles ja tulen alla. Ja siis tulevad pildid, kus me oleme Ingli silla ees. Ja siis ma järsku sain aru, et ma vaatan nagu teisest perspektiivist, ma vaatan ennast kõrvalt ja ma tean, et õnnetus on juhtumas. Ja ma ei saa mitte midagi teha. Ja siis ma hakkasin esitama endale küsimusi, et kas ma ei olnud ettevaatlik, kas ma olin kuidagi lohakas. Ja kui ma vaatasin ennast seal trepist üles minemas, siis ma tegelikult olin ettevaatlik. Ja see on huvitav. Ja sellega seoses muidugi Jumal on mind palju kõnetanud, selle 2 kuud on juba saab täis. Ta on mind palju erineval viisil kõnetanud, aga kuidagi ma mõtlesin selle peale, et meil ei ole oma elu üle sellist suurt kontrolli. Ütleme nii, et me igaüks kontrollime oma elu. Ja ma ei mõtle siin seda ülemäärast mingit, nagu öeldakse, kontrollivaim, vaid see, et ma ei tea, aju kontrollib meie käte-jalgade liikumist. Ja me vaatame, kuidas me riidesse paneme, kui me õue läheme või
me tahame nagu väliseid asju ka kontrollida, et me vahetame autorehvid ära, et me teame, et läheb libedaks. Aga et see kontroll, mis meil on nagu selle välise mõju üle, see on nii ettearvamatu või me ei mõista seda kuidagi ära. Ja siis on küsimus, et kui mina olen näiteks saanudki selle luumurru keset võõrast linna, et kes mu elu juhib? Ma ise ei suuda enam juhtida. Ma ei saa aru, mis toimus, ma ei saa aru, kus ma olen oma olukorras praegu, mida ma edasi pean tegema, et see on selline segadus. Ja see tähendab, et ma ise enda elu kontrollida sellel hetkel mingil määral saan, aga üldiselt on kontroll läinud. Ja siis on küsimus, et kes mu elu kontrollib, ja siis sa saad aru, et tegelikult see elu on Jumala käes. Tema on see, kes kontrollib. Ja kogu see aeg, kus ma pidin, ütleme, kuni tänaseni, ja ma usun, et ka edasi, mul ei olnud hetkegi sellist kohta, kus ma oleksin olnud ilma abita. Sel samal hetkel, kui see juhtus, olid inimesed mu ümber. Kõik, mida mul oli vaja, mind aidati teha. Ühesõnaga, Jumal kandis kõigest läbi. Ja see on olnud väga huvitav, kui ma praegu selle peale mõtlen. Aga see, et me kaotame kontrolli ja me kaotame turvatunde, siis ma mõtlesin ka Pauluse peale, et Paulusel oli palju raskeid asju elus, aga ometi ta julgustas inimesi ja ta oli nii tugevalt juurdunud ja kinnitatud Jumalasse, et ma usun, ta oli tavaline inimene, samamoodi kannatas ja samamoodi tundis hirmu. Aga et kui kiiresti sa saad uuesti oma kindluse tagasi Jumalas. Et see on päris põnev ja Jumal on mind pannud nende asjade peale mõtlema selle aja jooksul. Ja et turvatunne, kust see tuleb? See tuleb tegelikult Jumalast. Ja üks kirjakoht, mis ma lõpuks tahaksin lugeda, mis kuidagi mind väga ka kõnetas kogu selle protsessi jooksul, on Jaakobuse 4:13-16. Kuulge nüüd, kes ütlete, täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal 1 aasta ning kaupleme ja saame kasu. Teie, kes te ei tea, missugune on homme teie elu, te olete ju aur, mis on hetkel näha ja siis see haihtub. Selle asemel, et öelda, kui issand tahab ja me veel elame, siis me teeme seda või teist. Te kiitlete oma kõrkuses ja iga selline kiitlemine on kurjast. See on olnud üks huvitav protsess ja ma ei ole seda protsessi veel lõpetanud, sest jalg ei ole päris terve. Aga ma olen aru saanud, et Jumal avab oma sõna uksed või ta ilmutab asju ja me näeme kõike, võime näha hoopis teise nurga alt, kui lihtsalt oma elu igapäevaselt käies. Et see oli minu tunnistus ja väga suur rõõm oli kuulda kõiki neid lugusid, mis räägivad Jumala aust ja sellest, kuidas Jumal meie elus tegutseb. Ja tõesti, et need tunnistused, kui on koguduse ees raske rääkida, siis ma usun, et Jumala au peab saama ilmsiks ja me kas või leiame ühe inimese, kellele tunnistada, mida Jumal on teinud meie elus. Et rääkida oma suuga see välja. See on nii oluline. Aga tõuseme ja jääme palvesse veel. Issand, suur tänu selle aja eest, mis me oleme saanud olla siin koos. Suur tänu kõigi nende tunnistuste eest, mis on nii eriliselt tõstnud sind esile ja on näidanud meile, et sinuga koos ei ole kunagi igav ja sinuga koos on alati midagi uut, midagi erilist, mis vaimustab meid ja mis vapustab meid ja mis rõõmustab meid nii, Jumal, sest kui sina oma vaimu läbi tegutsed,
siis toimub midagi erilist. Ja see tuleb meie eludes ilmsiks. Suur tänu, et sa oled meid kõiki nii erinevaks loonud ja meie elukäigud nii eriliseks teinud. Jeesus, tänu, et sa oled meie igaühe südames. Tänu, issand, et me võime ka selle uuele aastale vastu minna rõõmus, rahus, tänus. Ja issand, kui me vahel ka kaotame oma sisemise rahu, siis me võime alati paluda sinu poole. Sina taastad. Sina taastad ja sina teed täiesti uueks meid. Tänu, issand. Õnnista meid kõiki uuel aastal. Õnnista meie toimetamisi ja tegemisi. Õnnista meie mõtteid ja kanna meid oma pühavaimu läbi Jeesuse Kristuse nimel. Tänu, issand. Sina oled vägev. Sina oled hea. Ja sinu armastus, see kestab igavesti. Me võime alati loota sinu peale. Jeesuse Kristuse nimel. Tänu, issand. Aamen. Tõusen tuhast üles ja lähen isas üles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma heidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavusse näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Ma tõusen vaevast üles ja lähen loojas üles, kaugemale siit, kõrgemale siit. Ei vaenlane sa rahu, ei eksitama mahu, tahan neid, kel kindel kilp ja varjupaik. Kõik viha, kõik raevu, ma heidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavusse näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa tundma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Kõik viha, kõik raevu, ma heidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavusse näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa tundma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Ma tõusen tuhast üles
ja lähen isas üles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli, see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Ei vaata enam sinna tagasi. Ei vaata enam sinna tagasi. Puhasta oma vaimu tulega, kogudus, mis kutsub end sinu nimega, põleta kõik ebajumala, millega me end ümbritsenud tahes tahtmata. Õpeta meid kuulama su hääl, sest sina räägid uut iga päev. Puhasta oma vaimu tulega, kogudus, mis kutsub end sinu nimega, põleta kõik ebajumala, millega me end ümbritsenud tahes tahtmata. Õpeta meid kuulama su hääl, sest sina räägid uut iga päev. Võta ja võta meie enda õiget mõttelaadi. Vormi ja vormi oma armastuse tulessa meid. Võta ja võta meie enda õiget mõttelaadi. Vormi ja vormi oma armastuse tulessa meid. Et me näeksime, et me käiksime sinu teel. Et me näeksime, et me käiksime sinu teel.
teel. Et me näeksime, et me käiksime sinu teel. Ja Issand, et me näeksime, et me näeksime, et me käiksime sinu teel. Et me näeksime, et me käiksime sinu teel. Aitäh kõigile tunnistajatele täna. Aitäh ülistuse meeskonnale, naiskonnale, tiimile. Meie jumalateenistus on lõppenud, aga te ei pea veel ära minema. Kohviku osadus on ja kellel on eestpalve soovi, ma usun, et õed-vennad on nõus teie eest ka palvetama. Aga ilusat, rõõmsat, õnnistatud aasta lõppu, ilusat uut nädalat, õnnistatud uut aastat meile kõigile. Ja ma palun Vello, et ta tuleks, ütleks meile õnnistussõnad veel. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale üle meie ja andku meile oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Minagi soovin õnnistada vana aasta lõppu ja ilusat uut aastat kõigile. Aamen.